kui me hakkame küsima endalt, et mille üle meil on nagu vahetu kontroll ja mille üle mitte, et mida me siis lõpuks saame kontrollida ja mida ei saa, et siis see pilt ei ole üldse nii roosiline. Võtame näiteks tähelepanu. Noh, mõtle korraks, kas oma tähelepanu saad vahetult, ja see märksõna on just vahetult kontrollida. Kas see on sinu kontrolli all või mitte? Kas sa saad otsustada, millele sa keskendud hetkel? No, vaatame, kas keegi vastas siia. Usun, et saab. Ma usun ka, et saab. Mingil määral saab. No tegelikult täielikult saab. See mingil määral tõenäoliselt, Sirje, sa mõtled seda, et mingi emotsioon on peal, siis on raske seda tähelepanu hoida, aga see võime on olemas. Et kui ma ütlen, et okei, mõtle nüüd näiteks oma mingi töölaua peale, sul on võime viia oma tähelepanu sellele mõtle. Nüüd ma ütlen, et viia oma tähelepanu põrandal olevale mingisugusele esemesele, sul on võime see viia. Nii et kahtlemata siin on vastus jah. Võtame järgmise kihi. Seisukohad, uskumused, tõekspidamised, põhimõtted. Kas neid saab vahetult muuta? Praegu just muudad ära oma seisukohad, uskumused. Või lähed ja aitad kellelegi teisele ära muuta põhimõtteliselt tema põhimõtted, vaated, arusaamised elust, endast. Jah, pigem raske, sest et see on seotud meie neuronsüsteemiga ajus. See on seotud meie alateadvusega. Siin ongi see, et kui me käsitleme sellist teaduslikku lähenemist, siis me võime seda nimetada läbi neuronsüsteemide, et aju koosneb umbes 100 miljardist ajurakust, mis loovad neuronühendusi ja meie mõtted siis salvestuvad nende neuronühendustena ja ajas on võimalik neid neuronühendusi muuta. See on jälle 90. aastate avastus, et aju on neuroplastiline. Varem arvati, et kui inimene kujuneb välja, aga ta ei saa ennast nagu muuta, aga tegelikult läbi teadvustamise sa hakkad märkama mingeid mustreid, mingeid mõttemustreid ja sa hakkad teistpidi mõtlema, teistmoodi otsima lahendusi ja sa avastad, et sa tõepoolest võid oma uskumusi ajas muuta. Aga see ei ole vahetu kindlasti, et seda ei saa niimoodi põmm, et ma juhin oma uskumusi. Aga kuidas on mõtlemisega? Saad oma mõtteid valida? Ja, ikka saad. Jällegi, nad kerkivad automaatselt, neid on palju. Nad on sageli tulevad koos emotsiooniga, mis tõttu võib olla raske mingist mõttest lahti lasta, kui ta on emotsiooniga seotud. Aga see võime on meil kahtlemata olemas. Kuidas on emotsioonide, tujude, meeleoludega? Sul on paha tuju, kolleeg ütleb, et aitab küll, ole rõõmus. Okei. Oled kellegi peale pahane, keegi ütleb, et ära ole enam. Õige. Ja lähebki ära. Näed telekast midagi, hirm tuleb peale, keegi ütleb, et ole rõõmus. Tavai. Kujutad ette, kui hea elu siis oleks või? Aga lõpus ma võin teid natukene üllatada, et on olemas teatud, ma siin panen ei pigem, aga on olemas teatud sellised nipid, kus võib-olla see ei on võimalik isegi jaaks panna, aga siin ma pigem nõustun sellega, et seda ei ole võimalik nii kergesti teha, vähemalt tavateadmiste järgi. Kuidas on käitumisega? Kas saad otsustada, mida sa teed praegu? Ikka saad ju. Jah. Niisiis, meil on 3 jahhi, 2 eid, mis tähendabki seda, et kui me hakkame enesejuhtimisega tegelema, siis võib-olla eelkõige tasub võtta fookusesse need asjad, mis on meie vahetu kontrolli all. Ja meie vahetu kontrolli all on siis meie tähelepanu, meie mõtlemine ja meie käitumine. Ja tegelikult see tundub olevat vähe, aga see on päris palju.